Alustaks sellest, et esimese asjana tasub üle vaadata, et kuhu sa üldse liikuda tahad. Et kas see eesmärk või kas see siht on sulle piisavalt selge. Ma vahel teen oma klientidega seda kiusamist ka, et kui klient ütleb, et ma tahan rohkem raha, siis ma tihti ütlen, et palun 1 sent. Et noh, see on nii lihtne näide, aga see ilmestab hästi, et 1 sent on ka rohkem raha. Et kui ma ei ole tegelikult seda sihti väga täpselt selgeks teinud, et kas raha on hea näide, sest seda on lihtne mõõta, on ju. Et kas ma tahan 10 000 eurot või ma tahan 1 miljon rohkem. Et need, mis tegevused mind selleni aitavad, need on erinevad. Ja see panus, mida ma sinna panen, on ju erinev. Et kui siht on selge, et ma tean, kuhu ma päriselt liikuda tahan, et ma olen selle enda jaoks läbi mõelnud, siis tasub järgmise asjana vaadata, et mis need asjad on, mis mind päriselt edasi liigutavad ja vaadata, mis need tegevused on, mida ma täna teen. Et kas need tegevused ja need asjad, mis mind päriselt edasi liigutaks, need omavahel kattuvad. Et kui ei kattu, siis tasub seal võtta vähemalt 1 asi ette, mis sinna poole mind kindlasti aitab ja hakata selle asjaga pihta. Et võtta siis võib-olla midagi muud laualt ära ja hakata selle ühe asjaga otsast liikuma, see on kõige lihtsam asi. Et kui siht on teada ja ma olen oma tegevused ka üle vaadanud, et kui küsimus ei ole ajas, et mul seda jätkub, et ma võin midagi lauale juurde võtta, et siis vaata tegevustel otsa, et mis tegevus päriselt selle eesmärgini mind aitab.